No nii, tere õhtust kõigile, me oleme viiekesi ja nagu ma sain teada, et Merle meiega ühineb praegu, aga ma veel ei näe. Ja, nüüd ma näen, et meiega. Ma ei ole siin päris üksi, aga nagu Kristel ütles, et sellised veebiseminarid on nagu, me oleme natuke nagu ajas rändurid ja sellepärast ma tunnen ennast, ma tervitan nii teid, kes te praegu olete, Merle, Vivian ja Terri, aga tervitan ka neid, kes pärast vaatavad seda videot, seda seminari. Ja siis alustan selle teemaga, mis meil täna on. Ja täna meil on tervise toetamise teema, meil on oktoober selline tervisekuu ja minu selline nurk, kus ma räägin sellest, on just selline musikaalne, heliline, musikaalne ja ma tervitan Üllet ka, kes meiega ühines. Et siis rohkem on energiat selles meie chatis ja kindlasti sa võid kirjutada, et kust sa meid vaatad, kust linnast või kust liigud, see on väga põnev. Sest tegelikult, millest ma tahtsin alustada seda teemat, on mürareostus, selline heliline ökoloogia, seda võib nimetada. Ja kui me räägime tervisest, see on üks selline asi, mis meid mõjutab, me sellega harjume ära, et meile tundub, et kõik on okei, aga kõik see tehniline müra, kõik need masinad, autod mõjutavad meie tervist. Ja tahaksin küsida, kas on sul selline luksus nagu elada kuskil maal, nagu ma tean, Teril on selline olemas või oled selline linnaelanik, nagu mina olengi selline linnaelanik. Ja Keilast, Männimetsa äärest, väga hea, et sul sellist probleemi siis ei ole, aga paljudel linnaelanikel kindlasti see on olemas ja kui me alustame sellest helist, mürareostus on üks kahjuks asi, mis meid mõjutab ja terve see tänane kohtumine, minu sõnum on selline, et pöörata teie tähelepanu just helidele, mis teid ümbritsevad, et olla rohkem teadlik sellest, kus te elate ja mida te kuulete. Ja selles kindlasti kõige tähtsam on just see kuulamine, et kuulamine, mis sind ümbritseb ja see on üks asi on selline, mida sa ei saa väga palju valida võib-olla, aga teine asi on sellised asjad, mida sa saad valida ja mis valikuid teha, see on ka omaette rida. Ja muidugi, kui me vaatame seda nagu miinusheli on see mürareostus ja see plussheli on siis loodushelid. Et see on kõige paremad need helivitamiinid on need loodushelid, mida me kogeme, kui me jalutame metsas, kõik need tuulekohin, merehääl, linnulaulud, kõik see on meie jaoks, meie tervise jaoks väga toetav. Ja muidu üks väga suur abiline, millega mina ka tegelen oma nagu tööalaselt, on kõik need heliteraapia, helirännakud, ongi sellised helid, mis toetavad tervist, sest see on selline, no näiteks gongid on selline müra, mis on väga harmooniline ja mis väga hästi just toetab meie tervist ja sellepärast meie kliendid ongi enamasti need linnaelanikud, kes
kes kannatavad peale seda müra ja käivad meil puhkamas, kuigi kongimüra on veelgi võib-olla võimsam, nagu mõnedele meenutavad ka lennukiturbiini, aga samas see müra on selline, mis hoopis harmoniseerib meie seisundit. Ja üks on veel selline asi nagu muusika. Mis te arvate muusikast? Mulle tavaliselt, vahepeal võetakse intervjuud ja ajakirjanikel on esimene küsimus, kuna ma olen ka muusikaterapeudiks õppinud ja seda tööd teinud, et mis muusikat ma soovitan selleks, et olla terve, et oleks nii palju igasuguseid omadusi ja et saaks lõdvestuda või saaks rohkem energiat. Selline küsimus, ja ma küsin teilt ka, et mis muusikat te kuulete, kas teil on üldse selline harjumus kuulata muusikat ja mis on teie jaoks muusika? Et see on huvitav selline küsimus, sest ma olen muidu küsinud selles meie seal grupis häälest, aga praegu ma alustan just natukene teisest küljest ja mis te arvate siis muusika kuulamisest? Kui palju muusikat teie elus on olemas? Aitäh, Teri, et täna mind toetad ja kirjutad selle küsimusi. Ja muidu ma tahtsin teid inspireerida, et kui te kuulete midagi teie jaoks sellist põnevat, tulevad mingid taipamised, siis kindlasti võid kirjutada sinna chati, et see on hea meeldetuletus pärast ka teistele. Et pärast saame koos vaadata, mis siis seal oli huvitavad. Ja kui sul tekivad ka mingid küsimused ka selle teema kohta, millest ma praegu räägin, sellest ka kindlasti võid küsida ja pärast me võime koos vaadata neid küsimusi. Ja, et siis ma alustasin muusikast. Keegi veel ei ole vastanud, aga ma räägin siis oma arvamusest, kuna ma olen seda muusikateraapiat õppinud ja ise olen väga palju lugenud selliseid asju, näiteks Mozarti muusika on selline tervendav, aga mingi teine muusika, ta ei ole nii hea, midagi sellist. Tegelikult see on väga-väga individuaalne ja kui pakkuda seda Mozarti muusikat kuulama kellelegi teismelisele, ta lihtsalt ütleb, oi nii vastik, et mis siin mulle pakutakse, et see on väga individuaalne. Ja selles mõttes kõige tähtsam, kui sa hakkad kuulama muusikat. Kuule seda teadlikult, pööra tähelepanu sellele, mis see muusika sinuga teeb. Sest muusika on selline, esiteks see on heli, muusikas on seda rütmi, harmoonia, dünaamikat, väga palju erinevaid asju ja seal on veel autori sõnum, need sõnad ja see kompositsioon, see on ka üks sõnum, mis see muusika väljendab, aga mida sa võtad sellest muusikast, kas sa kuuled seda taustana näiteks, seda paljud inimesed, ma tean, autos kogu aeg panevad muusikat või kuskil kodus, kas sa kuuled seda teadlikult, hakkad, valid iga meeleolu jaoks mingit muusikat. Ja siin tulid aitäh, keegi vastas, Ülle vastas. Ja vastavalt tujule ja soovile, mida ma soovin selle muusikaga toetada, kas tuju tõsta või rahustada. Et tegelikult see ongi, muusika on meie instrument, millega me saame mõjutada nii meie meeleolu kui ka meie tervist mingil määral, sest kui me paneme muusikat sellist rütmilist ja aktiivset, siis me saame isegi hakata liikuma sellega ja see paneb seda energiat, seda aktiivsust meid tõstab üles ja kui meil on vaja maha rahuneda, siis see muusika aitab meil ka sellega.
ja tantsimise või energia tõstmise jaoks Merle kirjutab tantsumuusikat nii kui jah, reiki meloodiad ja see kõik väga hästi toetab. Ja mis on ülitähtis? Ülitähtis, mida ma kõigile soovitan, et kuulata seda vaikust, mis tekib peale muusikat. Et hinnata ja väärtustada seda vaikust, sellest ka meie selline armastatud Arvo Pärt ka räägib sellest, et see tõeline muusika on nende nootide vahel, on selles vaikuses. Ja see, millele ma jälle pööran tähelepanu, et kasutada nii muusikat kui ka helisid just nagu instrumendid selleks, et paremini kuulata iseennast. Ka meie helirännakutel, kui inimesed käivad, ma alati räägin inimestele, et see kogemus võib olla nii erinev iga kord. Üks kord kerkivad üles emotsioonid, teine kord sa lihtsalt jääd magama. Aga mis iga kord toimub, on see, et see on väike samm iseenda kuulamiseks. Et proovi lihtsalt kõik need instrumendid kasutada oma nagu sisemise uuringuks, et aru saada paremini, kuidas sa ise kõlad. Ja ma siin ei näe enam kommentaare, aga ma pärast poolest saan neid üle vaadata. Et sellega on okei, aga veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida seoses helide ja häälega ja tervisega, kuna heli mõju on selline mitmekihiline. Ma rääkisin sellest müra reostusest, et on sellised harmoonilised, ütleme, head helid ja muusika võib olla erinev ja tegelikult, kui me räägime sellest muusikast, mis võib olla meie jaoks vahepeal kuidagi isegi vastik ja ei meeldi, seda võib ka kasutada nagu tööriista selleks, et trigerdada mingit emotsiooni, mida sa tahaksid niimoodi välja lasta ja vabaneda sellest emotsioonist, samamoodi nagu helidega. Ja kõige parem muidu on see, kui sul on võimalik ise mängida muusikat, ise musitseerida. Aitäh, ma olen siin chatis tagasi ja saan vaadata, kui te olete. Ja see heli, ta on, nagu ma ütlesin, mitmekihiline ja üks kiht on selline füüsiline. See on füüsiline laine, millel on nii nagu valjus ja kõik nagu laine karakteristikud ja omadused. Ja samas, kui me kuuleme elusad muusikat, samad need kongid või teised elusad instrumendid, pillid, siis me saame seda helirõhk mõjutab. Helirõhk ja resonants on need füüsilised omadused, mida me saame kogeda sellel ajal, sest kui me kuuleme salvestatud muusikat samadest pillidest, see mõju on rohkem selline nagu psühholoogiline, nagu ma ütlesin, et sellega võib meeleolu tõsta või rahuneda, aga päris sellist heliteraapilist nagu helimassaaži mõju me saame kogeda ainult siis, kui me kuuleme elusat muusikat. Sellepärast ma teid inspireerin rohkem käia ja kuulata seda elusat muusikat, kus te saate päriselt neid helivibratsioone kogeda. Ja siis, kui me räägime edasi juba, lähme hääle juurde, et ma lubasin selles videos, et ma räägin lugu oma hääle sellest teekonnast. Ma tänan neid, kes vastasid ja kes veel vastavad oma hääle suhetest ja teekonnast. See on väga põnev ja igaühel see on väga individuaalne.
ja ma olen väga tänulik, et te seda jagasite. Ja minul oli selline lugu, et lapsepõlves ma väga palju laulsin, see oli minu kirg, ma nagu matkisin neid lauljad, mis olid populaarsed tol ajal. Ja mulle väga meeldis muusika ja tänu sellele ma läksin muusikakooli, mind vanemad andsid. Ja laulsin kooris ka ja siis nagu oli midagi muutunud. Muutus oli selline, et esiteks see koori laulmine minu jaoks rohkem oli kohustus kui mõnulemine, selline nauding. Ja teiseks selle muusikakooli lõpetuseks ma sain aru, et ma ei oska laulda, ma ei oska mitte midagi. Minu see kirg oli täiesti kuidagi maas ja minu tuttavate klientidel ma ka vahepeal on teada sellist nagu, nimetame seda muusikakooli traumaks, ma ei tea, kui kellelgi on selline olnud, siis kirjutage chati või kommentaari. Ja siis, kui ma hakkasin juba heliteraapiaga tegelema, mul tulid kausid, gongid väga palju. Olen sellega tegelenud ja mingil hetkel ma avastasin, et heliteraapias üks kõige võimsam ja kõige tänuväärsem instrument on iseenda hääl. Ja see oli minu jaoks väga suur avastus, sest see on nii lihtne tegelikult ja samas see on nii nagu õrn ja nii selline tundlik teekond tegeleda oma häälega. Ja praegu ma ei saa öelda, et ma saavutasin mingit sellest tippu, aga ma tegin väga palju avastusi ja ma iga päev teen selles suunas erinevaid samme. Ja kui me juba hakkan jagama seda hääle teemat, et seda võib ka mitmekülgselt vaadata. Et esiteks see on kõne, need sõnad, mis me räägime, see on meie selline verbaalne hääle väljendus ja see on nagu kõige tavalisem asi, mis igaüks meist teeb ja see on, kui vaadata seda suuremalt, selle taga on veel, esiteks, kuidas me suhtleme, kuidas me väljendame ennast maailma ja teiseks on see, kuidas me mõjutame inimesi, kellega me räägime. Ja kui hakkad üldse hääle teemaga tegelema, see on üks väga tähtis osa, kui sa hakkad isegi läbi niimoodi nagu kõneledes väljendama. Sa saad aru, kuivõrd sinu hääl on seotud emotsioonidega, sest oma häälega sa väljendad oma sisemaailma. See on nagu sise- ja välismaailma silt sinu hääl. Ja kirjuta, kui sul on, kuidas sina kasutad seda oma kõnehäält, kas ma tean, et mõnel on selline töö, kus peab teisi inimesi mõjutama või oled sa niimoodi kuidagi spetsiaalselt tegelenud oma häälega, sest minul näiteks see vajadus on olemas, kuna ma teen koolitusi ja esinen ja sellepärast sellega olen ka tegelenud ja tegelen see kõnehääl. Ja siis meil on laulmine. Laulmine on üks väga suur teema ja sellega, nagu ma tean, et paljudel on ka seotud psühhotraumad. Meie sellisest lapsepõlvest vahepeal öeldakse, et pane suu kinni, ära laula, parem
või vastupidi, tee suu lahti, aga ära laula. Ka selliseid variante on olemas. Ja siis ja minu meelest see laulmine, ta on nagu selline oskus, see on samamoodi nagu see pill, kui ta on hästi nagu häälestatud, no nagu keelpill. Aga selleks, et seda mängida, sul on vaja harjutada, et samamoodi see laulmine, see ei ole selline, no see muidugi mõned inimesed on andekamad, võib-olla selles teised ei ole, aga samas see on selline oskus, mida saab harjutada. Ja aitäh, et Merle siin vastas ja töös ei vaja kuulda. Ja et selle laulmisega on nagu sellised asjad. Ja muidu, kui me räägime, no nagu ma tulen tagasi meie selle teema juurde, et meil on tervise toetamine, et on tehtud väga paljud ka teaduslikud uuringud sellest, et laulmine väga hästi toetab tervist ja just immuunsust ja on seal need antikehad ja kõik need stressihormoonid mõõdetud ja tõestatud see, et lauldes need stressihormoonid, see kortisol, tema väheneb ja siis kõik need õnnehormoonid, nad tõusevad. Ja isegi kui sa ei pea selle laulmisega esinema, aga kui sa regulaarselt laulad, kas ise omaette kuskil vannitoas või kooris või käid lauluringis, mis iganes, sa sellega alati toetad oma tervist. Ja kindlasti see, kui inimesed laulavad koos, see mõjub veelgi paremini, et praegu tulevad tagasi ka sellised, meil on moes need lauluringid, igasugused väelaulud ja mantrate ringid ja see on nii super, nii hea, sest ma mäletan mu lapsepõlves vanemad alati, no inimesed, kui olid mingid peod, nad alati laulsid. Ja see oli tõesti nii mõnus ja see ühendas pereliikmeid kuidagi teisel südame tasandil, et kirjuta, kui sul oli ka selline kogemus või kui sa praegu käid nendes lauluringides ja mida sa koged seal. Et ja siis, millele ma tahtsin ka teie tähelepanu pöörata, ka üks osa meie tervisest, no on muidugi see need hormonaalne süsteem, immuunsus, aga meie ajutöö, et laulmise ja hääle ja helitööga väga hästi saab mõjutada meie ajutööd. Ja mul oli selline täiesti minu jaoks väga huvitav kogemus, kui ma õppisin seda muusikateraapiat ja me käisime seal Astangu rehabilitatsioonikeskuses praktikas ja siis ma vaatasin, kuidas inimesed, kellel on ajutraumad ja kõnekeskused on kahjustatud ja samas nad saavad laulda, sest laulmisel ja rääkimisel meil aktiveeruvad erinevad ajuosad ja kui me laulame selle sama laulmisega, me kohe arendame meie aju. Aitäh, et jagad seal Merle näen, et sa autos laulad ja see on muidugi väga hea keskkond. Autos on see automootori müra väga hästi toetab sellist laulmist. Ja siis kas on muidu mingid küsimusi selle kohta, millest ma praegu rääkisin? Sest ma liigun siis edasi. Ja siis kolmas, nagu ma ütlesin, see kõnehääl, lauluhääl ja siis kolmas on meil see
häälimine. Ja mis see häälimine on? Häälimine on selline ürgsem ja kõige tavalisem heli, millega igaüks saab hakkama. Ütleme, kui me räägime kõnest, see on ka oskus, millega võib tegeleda, käia oraatorid kursustel ja ise sellega kuidagi seda lihvida ja samamoodi laulmisega tehakse seda lauluseadet, aga see häälimine, see on kõigile väga loomulik ja väga tavaline eneseväljendamise viis. Ja tegelikult sellega ma tegelengi ka oma klientidega ja seda ma tahan teile sellise häälitsemise pisiku teile visata, kui te ei ole veel seda saanud. Et see on tegelikult kõige tervendavam hääle väljendusviis ja selles küsitluses, mis ma tegin selle grupis, oli ka üks vastus, et tahaks seda hääle avamisega rohkem tegeleda. Et see on kõige tänuväärsem, sest kujutad ette, et kui me räägime sellest heli vibratsioonist ja hääle vibratsioonist, meie tava kõne ja rääkimise ajal kuskil 80% jääb sellest hääle vibratsioonist jääb meie kehasse. Ainult 20% on see kuuldav helilaine, mis meist väljub. Ja 80% ongi meie kõige loomulikum, kõige parem iseenda heliterapeut. Mis te arvate sellest ideest, et teil on juba olemas selline instrument, mida te saate igapäevaselt kasutada ja tegelikult te kasutategi, sest kõik need loomulikud nagu oigamis, kui midagi valutab, siis kui midagi nagu hakkad seda väljendama, siis sa teed seda loomulikult, sa ohkad, see on ka loomulik pinge vabastamine. Ja on veel väga palju teisi erinevaid tehnikaid, kuidas sellega tegeleda just selleks, et toetada oma tervist ja oma seisundit. Ja minu jaoks see on üks väga suur maailm ja ma lihtsalt kogu aeg imetlen, et see annab nii palju võimalusi, just selline hääletöö. Ja kuna täna mul on teiega selline esimene hääle ja heli selline tutvustav veebiseminar ja meil on plaanis olla koos terve aasta ja ma tean, et paljud on juba valinud seda võimalust, et mul on väga tänulikud ja need, kes tulid siia 1 kuuks, olete ka tere tulnud ka edasi meiega minna. Ja tänane siis veebiseminar on selline, kus ma tutvustan, mis on võimalik teha hääle ja helidega, aga kindlasti sa võid kirjutada sellest, mida sa võib-olla ootaksid, mis sulle mured on näiteks häälega või äkki sul on ka mõned ideed. Sest meil iga kuu tuleb teine teema, kus saab juba igaüks meist oma tööriistadega tulevad appi ja siis me saame teiega neid jagada. Ja kuna see kuu meil on terviseteema, ma salvestasin teile ühte taoistlike tervendavate helide praktikat, mida ma jagan teiega homme ja siis teen sellise väljakutse, kus me saame nädal aega seda koos teha ja jagada selle kommentaarides ja muidu sa võid pärast seda teha nii palju, kui soovid. Sest üks asi, mida ma tahaksin veel lisada helist ja mis on minu jaoks väga tähtis. Kuna ma rääkisin, see füüsiline laine, mis teeb meile heli, et heli on energia
ja meie selles lääne maailmas on väga palju uuritud füüsiline keha, anatoomia, iga raku meil on mikroskoobi all vaadatud ja meil see psüühika, kõik need vaimsed asjad, on nii palju neid psühholoogia erinevaid suunad, mis tegelevad erinevate tehnikatega, kuidas saab inimese vaimu nagu vaimse tervisega tegeleda, aga energiast kuidagi, ma siin suletud grupis julgen sellest rääkida, sest isegi Facebook blokeerib selliseid väljendeid ja asju, nagu tehakse sellise näo, et meil ei olegi seda energiat. Kuigi see magnetväli, see on kõik täiesti ka lääne kaasaegsete masinatega mõõdetavad. Ja sellepärast, aga iidsetes traditsioonides, näiteks Indias, joogas, seal kõik need jooga anatoomia, seal kõik need pildid ja kõik need kirjeldused, nad on mitu tuhat aastat vanad sellised need energiakehade anatoomilised atlased, nagu meil on tehtud. Ja samas on Tiibeti meditsiinis ja Hiina meditsiinis ja paljudes teistes ida traditsioonides. Ja see, mida ma pakun teile praktikaks, on just taoistide traditsioonist, on need tervendavad helid, millega sa saad toetada esiteks oma organeid, oma neid energiameridiaane ja teiseks siis oma elemente, sest seal iga organ on seotud erinevate elementidega. Et mul on ka väga põnev, kui me saame koos seda teha ja jagada siis, kuidas see töötab. No nii, et millest, kas on praegu midagi küsida? Ma vaatan üle, mis te siin olete kirjutanud. Ma pakun lõpetuseks teha ühte, see on väga-väga lihtne praktika. Miks me ei tee seda online'is, Zoomis, sest kui hakkad Zoomis midagi laulma või midagi sellist kõne selle heli väliselt, siis ta kohe lõikab, et seda peab ette valmistama, sellepärast ma salvestasin teile eraldi nende helidega praktikat. Aga täna ma pakun sulle lihtsalt ühendada iseendaga läbi hääle. Kui ma ütlesin, et 80% meil seda hääle vibratsioonist läheb kehasse, sest siis, kui me paneme suu kinni, ümiseme, siis 99,9% meil läheb kehasse. Ja praegu selle minu sellise väikse loengu lõpetuseks ma pakun just kuulata oma hääle vibratsiooni, oma hääle seda ümine kõla. Ja muidu ma lisan veel siia juurde, kui on väga palju erinevaid hingamispraktikaid ja erinevates traditsioonides. Kui me võtame neid niimoodi nagu väga lihtsalt vaatame, et mida pikem on meie väljahingamine, seda rohkem me rahuneme maha. Ja sellepärast sellised pikad väljahingamised koos häälega, see annavad veelgi juurde sellele. Ja ma pakun sulle, kui sa ei ole just nagu tänaval kuskil või autoroolis, siis pakun sulle teha sellise praktika, et istu rahulikult ja koos õlgadega sa võid hingata sisse nina kaudu ja suu kaudu koos häälega hingata välja.
sa ei kuule vist, kuidas mina hingan välja, aga kindlasti kuula, kuidas sina hingad välja. Ja tunneta, kuidas sinu selg, sinu õlad lõdvestuvad. See on väga hea ja väga lihtne praktika, kui sa näiteks istud arvuti taga, teed tööd. Ja siis korraks pane silmad kinni, pane oma suu kinni ja suuna oma kehasse sellist lõdvestunud üminat või nurrumist. Proovi selle üminaga nagu skaneerida oma keha, tunnetada, kuidas see ümin avardub su kehas ja vibreerib erinevates keha osades. Ja veel kord. Ja teeme veel korra üks väga mõnusat nurrumist, üminat. Ja tule tagasi jälle, õlgadega võid sisse-välja hingata mõnusalt. Lõdvestama õlad, selga. Ja märka, mida sa tunned. Kuula, mida sa tunned. Kuidas on muutunud sinu seisund isegi paari minutilise praktikaga. Saad mulle näidata, mul on hea meel, et ma näen siin teie silmiga, näen teid naeratamas. Ja. Kuidas teil läks selle ajal? Kas keegi äkki saab jagada? Ülle sees on tunda avardamist ja väga hea. Kas keegi tahab tulla nähtavale oma häälega? Näidata oma häält. Väga mõnus. See oleks küll väga hea, kui sa näitaksid oma häält. Mina võin öelda häälega, seepärast, et ma ei oska seda kirjutada. See sisemine mõmisemine, võib-olla sellepärast, et mul on praegu kurk valus ja natuke nohu. See sisemine mõmisemine oli niisugune hüplik, et nagu ta peaks olema nagu niisugune rahulik, aga ta kogu aeg hüppas, et täitsa esmakordne kogemus. Mitte, et ma nüüd tihtipeale mõmiseks, aga see praegu see hüplikkus oli nagu huvitav, aga väga lahe. Ja ma tahtsin öelda, mulle tegelikult meeldis see, mis me tegime seal suvel, seda alt üles see UOIA vist, et see meeldis mulle väga. Ja, väga hea. Aitäh, et jagasid. Keegi tahab veel jagada? Okei, aga siis kohtume, oleme teiega kontaktis selle taoistlike helidega ja siis annan teada, et esmaspäeval kell 13:00 meile teeb sellise veebiseminari tervise toetamise teemal meie kallis Vivian. Te võite siis sellega ühineda või pärast järgi vaadata. Tänan, et tulite siia, päriselt see on väga hea
energia, kui saad kohe niimoodi suhelda ja tagasisidet andsite. Suur tänu Merle, suur tänu Ülle, suur tänu Kristi, Vivian ja eriti suur tänu Terrile, kes täna toetas mind selle tehniliselt poolt seda teha. Ja kohtume grupis, inspireerin teid rohkem küsima, rohkem arutama. Meie jaoks see on ka väga huvitav, põnev kogemus olla selles grupis.